Tere! Mina olen Põhja-Eesti Regionaalhaigla meditsiinitehnika insener. Käesolev koolitus on mõeldud kodustele toitmisravi patsientidele, et anda baasteadmised toitmispumba kasutamise kohta. Koolitus on eelkõige meeldetuletav ning selles ei käsitleta kõikvõimalikke tehnilisi olukordasid. Kodusele toitmisravi patsiendile antakse kaasa toitmispump, infusioonistatiiv, seljakott ja erinevad juhendid. Lisaks antakse kaasa meditsiinitehnika teenistuse telefoninumber juhuks, kui tekib pumbaga probleeme või küsimusi. Koduse toitmispumba koolitus koosneb 2 osast. Esimeses osas vaatame, kuidas kasutada pumpa ning teises osas vaatame, kuidas pumpa pakkida spetsiaalsesse seljakotti. Kodune toitmispump koosneb 2 osast. Laadimisstokk, mille kaudu pump läheb, ning toitmispump ise. Pumba aku kestab 48 tundi, kuid kodus viibides võiks pump olla pidevalt dokki ühendatud. Pea meeles, et pump laeb ainult siis, kui dokk on ühendatud vooluvõrku, dokil põleb roheline tuli ning pumba ekraanil on patarei ikoon. Pumpa saab kinnitada nii statiivile ehk vertikaalsele pinnale kui ka näiteks riiulile ehk horisontaalsele pinnale. Selleks keera vastavalt vajadusele pumpa ja kasuta kinnituskruvi. Pumba ust saab avada spetsiaalsest lingist. Selleks tõmba link üles ja ava uks. Infusiooniliini paigaldamiseks pumpa jälgi liinil olevat sinist ja rohelist klambrit, mis peavad täpselt kokku sobima pumba sees oleva sinise ja rohelise klambriga. Pööra tähelepanu, et sinise klambri krae peab täpselt ühtima pumba sees oleva süvendiga. Vastasel juhul võib liin murduda. Pumba ukse sulgemiseks sulge uks ja vajuta link alla. Pump lülitatakse sisse on-off nupust. Sisse lülitamisel teeb pump läbi erinevad enesetestid, selleks kuvab ta ekraanile kõikvõimalikud ikoonid. Selgitan pumba nuppe. On-off nupp on sisse-välja lülitamiseks, info ok on kinnitamiseks, start, stopp, sihtkoguse seadistamine, ajalävede seadistamine, voolukiiruse seadistamine, režiimi muutmine, liini täitmine, alarmi vaigistamine ja klahvilukk. Siin slaidil on näha erinevad pumba ekraanil kuvatavate ikoonide tähendused. Täpsema info leiad kasutusjuhendist. Pumbaga on võimalik toitelahust manustada 4 erinevas režiimis. Pidev režiim, koguse ja ajarežiim, ajas muutuv režiim ja vahelduv režiim. Režiimi seadistab arsti juhiste järgi insener. Pumbal toidu manustamiskiiruse valimiseks kasutage ülemist pluss ja miinusnuppu. Varasemalt valitud kiirus jääb seadmele meelde. Peale seadme taaskäivitamist jäävad eelnevad parameetrid alles. Enne liini ühendamist patsiendiga tuleb infusiooniliin lahusega täita. Selleks vajuta liini täitmise nuppu ning hoia seda all. Kui pumbal on õige kiirus valitud, liin on täidetud ja patsiendiga ühendatud ning kõik muu vajalik on tehtud, siis vajuta start nuppu. Pump hakkab lahust manustama. Demonstreerime ühte tavapärast alarmi. Avame pumba ukse manustamise ajal. Pump hakkab alarmi andma. Alarmi vaigistamiseks vajutame vastavat nuppu, eemaldame alarmi tekkepõhjuse ja vajutame uuesti start. Pumba väljalülitamiseks hoia pikalt all on-off nuppu. Pump kuvab ekraanile numbrit 321 ning seejärel näitab off. Sõltuvalt toitmislahuse koti suurusest antakse teile kaasa kas väike või suur seljakott. Üldiselt on mõlema seljakoti puhul süsteemi pakkimine sarnane. Enne pumba seljakoti pakkimist peab süsteem olema ühendatud ja pump töötama. Mõlema seljakoti puhul on oluline esimese asjana ära fikseerida lahuse kott. Selleks kasutad trukki või takjariba. Toitmisliin tuleks asetada nii, et liin oleks vabalt ning ei oleks murtud. Pump tuleb asetada taskusse.
Seljakoti lukku saab sulgeda nii ülevalt kui alt. Pumba ekraani näeb taskust läbi akna. Pumpa seljakotti asetades oleks mõistlik lukustada tema klahvid, et seljakotis seade ise kiirust ja muid parameetreid muutma ei hakkaks. Selleks vajuta võti ja OK. Klahviluku eemaldamiseks vajuta uuesti võti ja OK. Kotti saad kanda nii seljas kui õlal.